Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Täna võtsin enda kõrvale lõvid, tiigrid, isandad, pašad, kõik nad. Kus on minu kaunitarid? Kus on minu beebid? Kus nad on? Kas täna tuli neile uus sõber? Kas tuli uus sõber? Kas tuli Noora nõbu Noora? Kas tuli Noora tädi tütar? Kes tuli mu kallis? Sõbrad, meie tallu on lisandunud uus lapsuke. Ma tean, viimasel ajal tuleb järjest uusi lapsi. Te teate juba, et olen selle asja peale hulluks läinud, toon nii palju kui saan. Meile tuli väga ilus emane Cane Corso tüdruk, aga ta on 9 kuud vana. Kohe näete ise ja ütlete, et ma valetan. Ta on 9 kuud vara, aga tõesti tohutu suur, sõbrad, tõesti väga suur laps, mašallah. Nüüd on ta umbes tund aega siin olnud. Ta on väga agressiivne tüdruk, meil läks ikka väga raskeks, kuni ta autost välja saime. Ta ründas, urises, me saime ta vaevu autost välja, panime auto ukse juurde, proovisime nii ja naa, vedasime teda ja nii edasi. Ma pole veel päris harjunud. Kui olin ta sinna jätnud, jätsin ta sinna, pärast seda ei tegelenud temaga, mõtlesin, et mis igales me teeme seda videos. Kui mind hammustatakse, siis saagu see videos. Kui ma pärast seda saan teda harjutada, siis harjutan. Muidugi sattus ta siia tulles parimate inimeste kätte, kuhu ta üldse sattuda sai. Seega püüan teda nii palju kui võimalik harjutada. Ainult uuel tüdrukul on selline probleem. Ta on agressiivne nii inimeste kui ka koerte vastu. Tal pole ka loomadega eriti head läbisaamist. Meie uus tüdruk tuli mulle Izmirist, Türki oli vennalt. Tervitused talle siit poolt ka. Vaatame, ma ütlesin talle, et loodetavasti suudan teda harjutada. Me murrame tema agressiivsuse, muudame ta sotsiaalsemaks, ta saab teistega hästi läbi ja nad mängivad kenasti koos. Aga ta on täpselt nagu Noora. Täpselt samasugune. Ainult lõug on tal natuke teistsugune. Varsti näete ise. Palun, ärge tehke mulle enne seda haiget. Palun. Oleksin mulle suureks toeks, kui paned sellele videole meeldib, tellid kanali ja jätad kommentaari. Teie meeldimised ja kommentaarid on mulle väga väärtuslikud. Ärge tehke mulle haiget. Ärge olge laisad. Vaata, kui tore. Kui paned laigi, siis pane üks like-vend. Mida rohkem te laigite, seda rohkem ma motiveerun, näed. Tüdruk, ma küsisin eile sulle nime kõigilt. Kas sa tead, milliseid nimesid inimesed pakkusid? Noora on neid, kes ütlesid Noora ja neid, kes pakkusid Loora. Pakuti tuhandeid erinevaid nimesid. Mulle pole veel sellist kõvemat nime silma jäänud, olete kõik ainult armsaid nimesid pakkunud. Natuke karm nimi, aga meil on juba nii palju koeri, et nimesid pole enam alles, vend. Tüdruk, kuhu sa lähed, väike vingerdaja? Vaata, ta on täpselt nagu oma ema. Vannun Jumala nimel, ta on oma ema täielik koopia, täpselt samasugune. Ütle mu tüdruku kohta, mašallah, et mu kaunitarile kurja silma ei hakkaks. Nüüd, vend, panin uue tüdruku siia. Teate ju, siin olid pojad, ma viisin nad ära. Nüüd anname kõigepealt uuele tüdrukule süüa. Püüame teda meiega harjutada. Ma viisin ta ketiga sisse. Alguses urises ta palju, aga hiljem harjus natuke ära. Paratamatult olen ma ikka veel ettevaatlik. Ta pole mulle veel täielikult usaldust hakanud tundma. Kui me teda endaga harjutame, ootab meid ees pikk aeg, aga ma teen kõik, et teda harjutada. Esmalt viin ta korra õue, vaatame. Tule, mu tüdruk. Oota, teie ärge tulge, mu tüdruk, teie ärge tulge. Olen Karolin, ära ava, oota, las ma seon selle koha ka kinni. Karoliina üritab jalagust avada. Meie koerad on kõik üksteisest targemad. Neid ei saa isegi koerteks nimetada. Asjadest, millest inimene aru ei saa, saavad nemad aru. Mu tüdruk. Mida sa teed, kallis? Tule siia. Tule, kaunitar, tule. Tule. Muide, uue tüdruku nimi on Bella. Nüüd laseme tal kõigepealt kõhu täis süüa. Siis viime ta välja ja proovime teda koertega harjutada. Muidugi, kui meid vahepeal tükkideks ei tõmmata. Kui meid tükkideks tõmmatakse, siis on kõik see, mida ma ütlesin, mõttetu. Sellel pole veel mingit garantiid. Pärast seda proovime teda kitsede, lammaste ja kanadega. Vaatame, kuidas tema neile reageerib. Nüüd andsin talle märgtoitu, just nii, nagu talle meeldiks. Meil on hea märgtoit, et tal lisu tekiks. Oh, see lõhnab ka hästi. Tule, tüdruk. Tule, lapsuga, tule. Tule, tüdruk. Tule, tüdruk. Näed, siit ta välja ei tule. Praegu peategi tegelikult kartma just hirmunud koera. Hirmunud koer hammustab, vend. Kui mäletate, siis sama juhtus ka siis, kui ma Noora esimest korda tõin. Noora vaatas ka tol ajal väga kurjalt, nagu tahaks mulle kallale tulla, oli agressiivne ja nii edasi. Alguses ta mulle ei meeldinud, ma pelgasin teda.
meil oli temaga selline raskus. Sama kogeme ka selle puhul. Välimus on sama, iseloom ka sama. Oota nüüd, tule siia, tüdruk. Tule, võta kullake. Oota, ma panen talle toidu ette. Kas sobib? Las ta sööb seal, vaatame, kas ta sööb või mitte. Nüüd tee meie tüdrukust üks lähiplaan, las rahvas näeb. Tüdruk! Mida teeb minu kaunitar? Bella? Tule, kallis, tule! Vaadake nüüd sõbrad, ta on väga pelglik. Ta ei sirutanud isegi toidu poole. Kuna ta pidi teele asuma, ei söönud ta isegi eile. Aga praegu näete, kui häbelik ta on. Nüüd on ta oma peremehest lahutatud. Loom on suures stressis. Ta sattus nii paljude loomade sekka ja on šokis mõeldes, kuhu ma sattusin. Ta on paratamatult häbelik ja kardab. Nüüd teeme kõik endast oleneva, et tema enesekindlust taastada. Aga loodetavasti me ise viga ei saa. Tal on väga süütu nägu, väga armas. Aga paratamatult vend, ma kardan teda. Ja ta on ka karm. Nüüd ongi probleem, kuidas teda sealt välja saada. Kui ta mind seal hammustab, ei saa ma end kaitsta, tead. Vaatame nüüd. Ma proovin tema kõrvale minna. Tule siia, tütreke. Tule, lapsuke. Tule, lapsuke. Tule. Tule. Ära lase mind sinna sisse, tule. Tule, mu kallis, tule. Kus mu tütarun? Kus mu kaunis on? Ma võtan nüüd riski, lähen sisse, loodetavasti ei haarada mind kõrist. See on tõesti väga riskantne, aga midagi pole teha. Bismillah. Tule, tüdruk. Tule, mu tüdruk. Tule, mu tütar. Tule, mu laps, tule. Ära karda, tule. Tule, Bella. Tule, Bella. Tule, Bella. Tule, Bella. Tule, Bella. Sees on ka väga kitsas, tead küll. Tule, mu tütreke, tule. Las ta kõigepealt mind natuke hellitab. Tule, mu kallis. Kus on minu Bella? Kus on minu kaunitar? Oota. Ärme nüüd ka liiga üle piiri mine. Ta võib äkitselt rünnata. Las ta kõigepealt nuusutab mind. Las ta harjub ära, eks. Kui me suudame teda harjutada. Sest koerad saavad üksteisest aru nuusutades. Inimesed aga rääkides. Las ta nuusutab meid, et meid tundma õppida. Nüüd peame panema ta meid usaldama. Kas sa unatarsid mulle selle toidu? Anna siia. Tule, mu tütar. Võta nüüd. Nüüd proovin talle süüa anda. Tule. Võta. Võta, kallis. Võta, kallis. Ei, ta ei söövend. Ta häbeneb. Olgu, ta on praegu mu kõrval. Ma panen talle kaela rihma kaela. Vaatame. Oota hetk. Tüdreke, ära hammusta mind sealt, eks? Võta mu neerud ära, ausõna. Tule, lapsuke. Jah. Tänu Jumalale. Ta tuleb juba välja. Oota, mu tüdruk. Kust iganes ma välja saan. Tule, Berra! Oh! Tänu Jumalale, saime ta kätte. Tutvuge meie uue tüdrukuga. Palju õnne meile! Mashallah, minu kaunile. Nüüd hakkame teda armastama õppida. Vaata, mis siin on, vaata. Vaata, mänguasi on sinu jaoks. Kas sa räägid? Vaata nende nägusid, kõik on ukse juurde ritta võttu. Kurat, jälle on teie sõber tulnud. Beebid. Mida mu kallikesed teevad? Issand jumal. Tütar. Nüüd vend, proovin teda paitada. Nii. Vaata, ta tõmbab saba jalge vahele, paneb kõrvad vastu pead. See on ohtlik märk. Nüüd hakkas ta saba liputama tänu Jumalale. Ka tema tahab minuga harjuda. Vaata, ka tema tahab minuga harjuda. Praegu juba esimeses etapis on see, et me suudame niimoodi harjuda. Tõesti suurepärane. Lemmiklooma vedaja ütles mulle, et ta ründas teda väga halvasti. Me tõstsime ta alla, aga tema oli üllatunud. Loodetavasti harjub ta ära. Me ei tohiks ka oma piire ületada. Peame jääma vaoshoituks. Kui sa järsku hakkad koera niimoodi kallistama ja tema piire ületad, siis ta võib rünnata. Seetõttu tuleb aeglaselt, harjutades, looma ehmatamata läheneda, kas saite aru? Vaata, mashallah, minu iludus. Tüdruk, sa ajasid mind korralikult higistama. Vend, ta on 9-kuune. Juba tema välimusest on näha, et ta on veel laps. Aga tema pikkus ja kõik muu on peaaegu sama, mis nooral. Lihtsalt tema pea kasvab veel. Ta kasvab natuke pikemaks ja läheb laiemaks. Loodan, et hoolitsen tema eest siin väga hästi. Mu vend Türker on ka tema eest väga hästi hoolitsenud. Tema karv on väga ilus, väga hoolitsetud. Tänan sind tehtud töö eest. Loodetavasti on ta ka siin meie juures tugev ja terve. Mu tüdruk. Nüüd võtame su välja, eks?
nüüd tule siia, mu kallis. Oota korraks, las ma lähen ette, Rocki, anna teed. Rocki, anna teed, tule mu tüdruk. Rocki, ära mine, Rocki, ära mine. Ära mine, Rocki, palun, mu kallis, oh. Mine sina välja, poiss. Üks hetk, Rocki. Rocki on ikka täielik eestvedaja. Ta hüppab alati esimesena ette. Nüüd see tüdruk aga kõhkleb. Kivid on jõudnud mu kõhu taha. Tule mu tütar, ma toon su välja jõuga. Oodake 1 minut. Oota, laps, oota. Laps tuli ka, oota nüüd. Üks hetk, kallis. Oota üks hetk, ära karda, ta ründab. Ta ründab, tule siia, tütreke. Tule siia, tütreke, oota, vanaisa. Tule siia, tütreke. Üks hetk, vanaisa, jookse nüüd, vaatame. Ei. Tule, tütar, aitame sind korraks välja. Tule, tütar. Ei, asie, ei, vanaisa. Oota. Ei, vanaisa. Kas näed, ka poeg ründab teda. Oh, saa mu lõvi. Tule siia, tüdruk. Tule, ma hakkan teda nüüd veidi survestama. Tule vaikselt, tasa. Hei. Ei, Rocki. Ei, Rocki. Ei, vanaisa, ma murran su pea ära kao minema. Lähme. Vanaisa, see lurjus õhutab siin segadust. Oota, üks hetk. Üks hetk. Rocki, ei. Oota. Nüüd panin Rockiga puuri kinni. See ajab asja kuumaks. Praegu vaata, esimesed reaktsioonid on head. Meie tüdruk ei hakanud kohe domineerima. Teate, miks see nii on? Ta tuli ju võõrale territooriumile. Sest ta sattus koerte karjusekka. Ta peab neist veidi eemale hoidma. Kui ta kohe ründab, siis nad lähevad talle kallale. Tundub, et ta pole varem koertega kokku puutunud. Vaata, tal on sotsialiseerumisega raskusi. Ta tõmbas saba jalge vahele. Kardab. Oodagi korraks. Karolin, ära mine talle suhu. Natuke veel suu juurde. Alati tulevad sisse ainult pehmed koerad. Kui tuleksid natuke karmimad, siis vähemalt suudaks ta end kaitsta. Kui hammustab. Tule nüüd, viime sind vaikselt ära. Tule, Bella, tubli mu kallis, tubli mu ilus. Tule, oota, Karolin, üks hetk, lase nüüd korraks läbi, tütreke. Oota, ärge minge liiga lähedale, ta pelgab. Tal on väga palju sotsialiseerumisprobleeme. Aga me harjutame teda, vend. Tule, lähme siin kaudu. Tule siia, poeg, tütar. Bella, tule. Bella, tule. Vend loodetavasti tüli ei tule, eks. Vana isa, see häbematu jäi kogu aeg mõttesse, nägite ju. Ta ei tulnud isegi tutvuma. Aga kui tal jooksuaeg tuleb, siis ei lahku ta tema kõrvalt. Tule. Oota, Natasha, luba korraks. Karavaš, ei. Oota. Üks sekk, tüdruk. Tule. Tule, ära karda, tule. Tule, kaunitar. Tule, kaunitar, ära karda neid, tule. Tule, nad on sõbrad, tule. Tule siia, tule. Olgu, Ares, rahune. Peatu. Ta tahab kohe põgeneda, vend. Istume korraks maha, sõbrad. Tule. Hei, vaata tede. Vaata, poiss, sa ajad mind väga närvi. Ole mees, kuule. Lähme. Raisk tede, tõesti. Tule, tüdruk. Tule siia, mu laps. Ära mine mu selja taha, tule siia. Üks hetk. Tule, ära karda, tule. Selle harjutamine võtab veidi aega, vend. Natuke aega on vaja, aga ootame, harjutame ära, vaatame. Vanaisa lurjus. Kui olukord kuumaks läheb, vaata, kas sa näed Noorat ja teda kõrvuti? Nende muster, peakuju ja kõik muu on väga sarnased, mašallah. Ta on peaaegu sama pikk kui Noora. Oota, las ta tõuseb püsti. Oota. Tule siia, tüdruk. Oota, vaata, ta on peaaegu sama pikk kui Noora. Ta on alles 9-kuune, vend. Tal on juba suurem pea kui Nooral. See on tema pea. Noora pea on veidi piklikum. Selle pea on laiem. Tule, tüdrukuge, tule. Tule, mu kallis, ära tõmba saba jalge vahele. Tule siia. Varsti lasen ta lahti. Laseme tal kõigepealt teistega sotsialiseerub. Tule siia, tule. Ära karda, eks. Tule, lähme nüüd. Lähme nüüd. Nüüd peame talle harjutamise ajal veidi enesekindlust andma. Ta on ju veidi häbelik. Natuke peame enesekindlust turbutama. Las ta vareb, eks. Tule.
tule, mu tüdruk, tule. Loodetavasti. Kui ta teistega sobib, siis jätan ta sinna. Tule, tule. Kas ta ründab kaanu või midagi sellist? Oota üks hetk. Tütreke, ära karda, tule siia, kallis. Aga see kardab teistest palju rohkem. Paratamatult on see nii. Aga mashallah, väga ilus tüdruk. Teda ei tunne te nädala või 10 päeva pärast enam äragi. Ta hakkab siin jooksma, vabalt mängima ja teistega ringi käima. Loodetavasti aitan tal selle tagasihoidlikkuse ületada. Tule siia, mu laps. Tule, mu tütar, tule. Tule, hakkame minema Bella. Tule, Bella, tule, Bella. Surume teda veidi, las ta tuleb. Muide, tema nimi on Bella. Nüüd te teate, et meie aias on veel üks Bella. Ühes aias on 2 Bellat, liiga palju. Sellepärast mõtlen ma selle tüdruku nime muutmisele. Ootan ka sellele tüdrukule nime soovitust, sest 2 Bellat ei saa olla. Läheme Hektori juurde. Hektor! Mu poiss, kuidas läheb? Näe, tõin teile veel ühe omasuguse. Minu Hektor. Tule, mu tüdruk. Oota, ära karda Keset, oota, Kese võib ka praegu kallale minna. Oi. Tegelikult ma nüüd lasen selle lahti, aga kui ma lahti lasen, siis see hüppab kohe minema. Oota korraks, me ei saa puuride juurde minna, ta kardab väga vend. Igatahes, vaata praegu pole mul probleemi teda silitada, näete ju, ta lepib minuga. Tänu Jumalale ta on minuga harjunud. Tule, tüdruk! Tule, tüdruk! Tule, tüdruk! Tule, Bella! Tule, Bella! Tule, Bella, ära karda, tule! Nad on sõbrad, kullake, tule! Tule, tüdruk, tule! No. Mine teise Bella juurde, tema on ka sinna midagi teinud. Carlos, papa! Sõber tõi mind siia, Carlos! Kuule, Carlos! Carlos nägi uut koera. Vaata, kuidas ta elevile läheb. Carlos! Mis juhtus, härra? Nüüd, vend, ma lasen Bella lahti. Okei, me peame natuke tedet jälgima. Bella, tule siia! Laseme ta nüüd lahti ja vaatame, mida ta teeb. Bella, tule siia, kallis! Tule! Tule, Bella! Jäta mu onu nüüd oma ette. Las ta tudub minuga. Ta tuleb niikuinii minu juurde, tule. Sa värdad isegi seda konservi, kallis. Ei, Noora! Noora, tule siia! Oo, ta jookseb minema isegi tagasi vaatamata. Tule, tütrege! Ei, vanaisa! Tule, tütrege! Tule, lapsuke! Tule, lapsuke! Oota, vaatame ta natuke pelgas teisi. Tule, tüdruk! Karavaš, ei! Tule! Tule, Bella, ära värda! Vanaisa, ei! Tule, mu tütar! Vaata, ta tahab tagasi oma puuri minna, kas sa näed? Oi! Miks ta nii tagasihoidlik on? Tavaliselt ei peaks ta nii tagasihoidlik olema. Ma juba mõtlen, kas tal on mingi trauma. Tule, mu tütar! Tule, mu tüdruk! Vaata, ta tahab sisse minna, ta on selle koha kohe omaks võtnud. Bella, tule siia! Bella, tule siia, Bellis! Bella, tule siia! Tule! Oota. Onu, ma võtan selle uuesti. Tütar, ära mine rohu sisse, tule siia! Tule! Tule, Bella, tule mu laps! Tule! Üks hetk! Hästi, tule nüüd! Tule, Bella! Tule! Tule, mu kallis, tule, ma hakkan teda nüüd natuke survestama, tule! Tule, Bella! Ta tahab kohe oma puuri minna, eks? Mis sinuga juhtus? Kuule, kallis, ma ütlen sulle, need on sõbrad! Ära karda neid! Kas ma ütlen teile midagi? Kui ta harjub ära, siis suure tõenäosusega võib ta väga hullult rünnata, mulle tundub nii. On ju, Karolin? Sest ta ei sobi üldse teistega kokku. Tule! Tüdruk, ära karda, kullake! Tule nüüd! Nüüd võtame tüdruku siia, eks ole, vend. Tule siia, mu tütar! Nüüd, kuna siin pole vähemalt teisi koeri, harjume siin natuke rahulikumalt ära, vend. Ta kardab teisi väga. Tule siia, mu tütar! Tule, kallis! Vaata, vanaisa peale, vanaisa hüppas kohe kohale, küll on kaval, eks ole. Nüüd, kallis, las ma võtan selle sinu kaelarihma ära. Kas on korras? Me peame selle sinu pinget natuke maha võtma. Kas on korras? Tule! Tule, Bella! Tule, Bella!
tule kallis, tule kallis, tule kallis, tule kallis, tule, tule. Tule kallis. Tule, Bella. Tule siia, tule, istu siia. Istu siia. Las ta kõigepealt harjub minuga täielikult ära ja usaldab mind, vend. Pärast seda harjub ta ka koertega rahulikult ära. Praegu ta kardab väga, mulle tundub, et tal on sellest tõenäoliselt mingi trauma. Loodetavasti saame ka sellest üle, kui jumal annab. Bella, tule siia! Dede, ei! Vanaisa, ära sekku. Bella, tule siia! Tule mu tüdruk, minu juurde! Tubli, mu kaunis tüdruk. Kus see tüdruk on? Kus ta on? Seal ründab ka Isabel. Tule istu minu kõrvale. Istu minu kõrvale. Kus sa oled, ah, mu ilus tütar? Tee kiiresti Kedžes pilt. Kedže hüppas ka sealt ja tuli siia. Jõudu tööle. No kuulge, me ju panime ukse kinni, eks? Aga milline meie tüdruk on, sõbrad? Mulle tõesti väga meeldis, ta on suurepärane tüdruk. Vaata, ma just ütlesin, et ta ründab väga halvasti. Mašallah, nüüd oleme ta endaga harjutanud, vaata, ta tuleb mu kõrvale. Nüüd las ta usaldab mind täielikult. Harjub ta ka aiaga ära, eks ju, mu kallis? Ta kardab koeri väga, vend, sest ta pole nendega harjunud. On täiesti normaalne, et ta nii käitub, kui ta satub korraga nii paljude koerte sekka. Vaata, ta ei söögi hirmust. Ta kardab hirmust. Noora, tema tuli ka sealt. Nagu me oleksime ukse sulgenud. Need on mulle nuhtluseks, ausõna. Tüdruk, te olete mulle nuhtluseks, kallis. Kas kuulsid? Tema proovib ka sealt põgeneda. Oota, Bella. Istu nüüd korralikult. Istu nüüd siia. Ma ütlen, nad on sinu sõbrad. Sinu sõbrad. Kas sa kuulsid? Kuulge, kas ma ütlen teile midagi? 9-kuuselt oli ta juba selline. Ta kas saab sama tugevaks kui Hektor või ületab isegi Hektori? Mis te arvate, kas ma panen selle tüdruku Hektoriga paari või hoopis Carlosiga? Sõbrad, mis te arvate? Ootan teie kommentaare. Hektoriga tuleks ka väga ilusad pojad, Carlosiga samuti, eks ole, tüdruk. Aga las harjub siin kõigepealt ära. To pelgab, vend. Oota, tule siia. Tule siia, istu. Hästi, ära varda kedagi. Mašallah, mu kaunis tsar. Oota, vend nüüd vaata, ma lähen ära vaatama, kas ta tuleb. Oota. Vaata, ta häbeneb ja ei saa praegu tulla. Aga Noora silmad on ilusamad. Noora silmad on kollased. Selle silmad on mustad, vaata. Tee üks pilt Noora silmadest. Kas te näete Noora silmi? Nagu tuli, vaata. Vaata seda värvi. Kas sa näed, tema silmad on nii lahedad? Selle tüdruku silmad on mustad. Tule! Tule, tütreke! Vaata, nüüd istun siia. Ma proovin praegu, kas ta harjub minuga. Nägid? Nooraga, jah? Noorast natuke lühem. Noorast natuke lühem, mänd. Ja siis see muutub paksemaks ja pärast seda saab korralikult vormi. Tüdruk, kas lähme? Kas ta ütleb kassile midagi? Ta ise häbeneb kassile midagi öelda. Oota, paneme talle vett. Tütar, oota, ma annan sulle kohe vett, oota. Natasha, ei. Sina ära tule. Aha, sul on siin olemus, tule, võta. Tule joo oma vett. Täiu. Tule nüüd, viime ta uuesti välja. Ta harjus kohe puuri ära, tahab kohe sinna sisse minna. Oota. Nüüd. Tule. Tule mu tüdruk. Tule mu tüdruk. Ma harjutasin nendega ära. Tule, me ei lähe puuri, tule. Tule, ärge hirmutage teda. Tule, Bella, tule. Nüüd liigume temast veidi eemale, sõbrad. Et tema reaktsiooni proovida. Tõmbame ka teiste koerte tähelepanu. Ma olen uudishimulik. Mida ta teeb? Kas ta järgneb meile? Praegu on ta puuri taga. Oota, tule siia. Kambo on koos, läheme jälle. Bella, tule siia, Bella. Tule kullage. Tule, kaunitar, tule. Tule, ma olen siin, tule. Tule. Vennas. Ta on väga häbelik. Ta tahab kohe sinna puuri minna, nii häbelik ta on, vaata ise. Kas sa näed? Tule, mu tüdruk, tule, Bella. Oota, las ma lähen vaatan. Ares, baba. Eesli, vaenlane, Ares. Pead.
Bella, tule siia! Bella, tule siia! Vist hirmutas alguses natuke ka onu ja vanaisa. Ta ründas teda seal korraga. Ta ei tule, vend, ta põgeneb. Ta kardab neid. Kui koeri poleks, siis ta tuleks küll. Ta kardab koeri. Kuhu ta läks? Kas see on Noora? See oligi Noora. Ma arvasin korraks, et ta tuleb. Ta vist jälle põgenes kuhugi. Bella, tule siia! Ah, seekord tuli ta hoopis sisse. Mu tüdruk. Tahad sees olla, Bella, Bella? Tule. Kus sa oled, mu ilus tüdruk? Ära karda neid, tule. Tule. Tubli oled. Tubli, mu kallis, tule. Peatu, ma tulen sinuga. Bella, tule. Olgu, dede, ei. Tule. Ta kardab, vend, ta kardab. Oota, avame puuri ukse ja vaatame. Kui ta tahab sisse minna, las läheb. Ärme teda liiga palju sundi. Roki, mine eemale. Ohoo, tule, poiss. Tule, Roki, tule. Tule, lähme natuke eemale, vaatame, kas ta läheb otse sisse. Noh, nägid? Otse sisse, vend. Olgu, ma ei hakka teda praegu rohkem survestama, kuna ta on veidi tagasihoidlik. Nüüd sulgeme uuesti tema ukse, vend. Vesi, tal on vesi olemas. Toidu panime ka sisse. Kas kõik on korras? Me proovime seda samm-sammult. Praegu pole meil probleemi sellega, et ta minuga harjuks. Ta on minuga juba harjunud, see pole probleem. Ainus mure on, et ta harjuks koertega. Selle saame ka korda. Mis siis ikka? Teeme ära. Loom pelgab, sest ta pole harjunud. Aga kui ta kord harjub, vaata ainult, kui ilusad need on. Sa ütlesid mulle jälle, et ma võtan liiga palju rottweilereid. Nüüd oleme Kane Korso juurde jõudnud. Nii keskendun kahele tõule. Rottweilerile ja Kane Korsole, sõbrad. Ah, kui ma ainult saaksin Tysonile paarilise tuua. Tyson! Poeg, kas leiame sulle ka kaaslase, ilus poiss? Kas leiame sulle kaaslase, poeg, ah? Minu lõvikutsikas. Minu lõvikutsikas. Sinu väärikuse nimel, sinu väärikuse eest. Tyson, uissa! Nüüd annan neile siia. Vaata, ka Talleki on sinna tulnud. Talleki, tule siia. Tule. Nad jalutavad omasoodu ringi. Ma just käisin ja võtsin koerte toidu, sõbrad. Nüüd tulge viskame nende toidu aeda. Nüüd on juba õhtu käes. Ma toidan nad ära. Pärast seda peame kanad, kitsed ja karameli ära lüpsma. See tüdruk tuli, ma tegelesin temaga natuke. Ainult tema selle lemmikloomade transpordiautost välja toomine võttis meil võib-olla peaaegu tunni. Ärge arvake, et ma nalja teen. Hirmust. Tema kardab meid, meie kardame teda. See kestis peaaegu tund aega, vend. Noored ja need, kes end noorena tunnevad, sööge mu lõvid, see olgu teile terviseks. Las ma annan neile süüa ja toidame ka lapsi, vend. Tuleb veen, kaste on veel palju, sööge palju. Sööge palju, sööge palju. Nad vist ei söö kuumuse tõttu. Täna on ka ilm mõnusalt soe, on ju suvi, vend. Näiteks, kui meie päevane toidukogus on tavaliselt 80-90 kilo, siis see langeb 10 kilo alla. Nad lihtsalt ei söö. Ilmad on ju soojad. Loomadel kaob isu ära. Suvel söövad nad ka rohkem. Keskmiselt kulub nende peale kuus 2,5 kuni 3 tonni kana. Mis me teha saame? Olgu see kõigile terviseks. Las nad söömad ilusti, saavad toidetud. Aga mehed on nii täis, et nad ei vaata isegi toidu poole. Süsnö, las sina tulid ka. Praegu autos on meil 4 kasti. Las need jäävad sinna, vend. Kas kõik on korras? Mine edasi, Süsli. Mine edasi, Süsli, mine edasi. Tyson, kas sa oled näljane, mu kena poeg? Minu lõvi. Võta, olgu sulle kasu. Oota, jegipodjad on näljased. Evi, tulge siia, tulge! Tulge, täitke oma kõhud, tulge! Tule, Karavaš. Anname lastele süüa, aga jumal teab, kuhu me selle käru panime. Ares, papa! Kas sa oled näljane, Paša? Peatu!
head su, poeg. Aare, papa, söö ära, poeg, hea isu mu lõvile. Olgu terviseks. Nüüd tõin käru, sõbrad. Täidame nüüd oma taldrikud lihaga. Ares sööb kõigepealt see, mis su ees on. Ta sööb kärus olevat liha, et tema ees olev otsa ei saaks. Ares, papa on väga kaval. Tule paneme ka need teised kondid alla. Karabaš. Võta Karabaš. Võta, poeg. Asi ja võta sina ka, titreke. Võtke sööge kõhud täis. Ketše, kas sa ei söö ketše? Noh, tüdruk. Mida teeb minu ilus tütar? Oota nüüd, täidame need kastid ära ja anname siis seal puuris olevatele lastele süüa, vend. Tyson, vii need maha kukkunud asjad ära, poeg. Tule siia nüüd. Ütleksin, et tulgu need, kellel kõht tühi, aga kedagi näljast pole. Varsti viime ka lambad välja. Lambad lõuna ajal ei söö. Kitsedega pole probleemi. Lambad lõuna ajal ei söö, vend. Ma panen nad lõuna ajal kinni. Õhtupoolikul noored varsti teie juurde. Las ma tegelen nende puuridega ära. Kas kõik on korras, tüdruk? Toni, kas sa oled näljane, Toni? Varstu, kallis. Need on ka näljased. Oodake, ma annan teile ka teie oma. Need söövad ka kana, jah? Võta vii ära. Need on ka nagu purustid. Mida iganes viskad, seda nad söövad. Tule siia, vaatame. Noored, kas teil on kõht tühi, noored? Ma pesin just puurid ära. Ma ei saa aru, kui palju te vetsus käite. Ausõna, pool tundi. Vaevalt on tund möödas. Kas sa pesed puuri 5 korda päevas, venda Escobar? Oota, vaatame, alustame asjast. Testani viisin ka teisele poole. Asja seisab nüüd siin. Asja, võta vällis. Hea isu, mu tüdruk. Ära teisi vaata, söö oma toitu, lähme nüüd. Asja, ära jäta oma toitu söömata ja ära ründa teiste taldrikuid. Mine, peatu. Jookse nüüd, Natasha. Esko! Esko, ei lävet. Nad ju türitsesid ju. Seal ma ei pannud tähele, vaatasin videot hiljem. Selgus, et seal ründas Dede. Dede ründab, ajab segadust ja läheb Escobari kallane. Siis nad hakkavad kaklema. See Dede on väga karmend. Ühel hetkel tegi ta uue koeraga täpselt sama. Poeg, mine sinna tuppa. Asil, söö sina siin, kuulage. Ma annan ühele toidu sees pool, et nad ei türitseks, muidu nad kaklevad söömise äär. Hektor, poiss, söö sees pool. Mu poeg, lähme nüüd. Mine, Maria. Mida teeb minu kallis? Võta palun. Asil! Asil ja Hektor hakkasid teineteise peale urisema. Kavarselt, Marla, tule Marla. Kuule, mida sa teed, kaulitar? Kas on näljane? Tavaliselt mängivad koerad omavahel väga hästi. Kui aga vahele tuleb toit, kohe lähevad nad närvi, kaklus ja kissa. Tule, Alex! Alex, tule, tütreke! Tule, mu kallis, tule! Ära jookse sisse. Odin paša. Ma just pesen Odinit. Te teate küll, kui ma puure pesen, ajab see mind hulluks. Ta ründab vett. Seepärast pesen ma ka teda ennast. Võta, mu poiss. Olgu sulle vasuks, mu poiss. Jäid, jookse. Tule siia, mu tütar, kus sa oled? Ei, kaulitar. Abi, miks koerad ka sisse jooksevad? Tütar, tule siia. Tule. Mõned kardavad. Bellam, hoho. Tasa. Tasa, Bella, tasa. Bella on ikka väga karm tüdruk. Söö seal, vaatame. Bella, kas sa oled näljane, kallis? Oota, ma tulen. Võta, vaata, mu laps. Carlos, papa. Kuidas me sind toidame, mu poeg? Ma peaksin sulle kogu selle kärutäie andma, Carlos. Carlos ei söö eriti palju, vend.
ma andsin talle eilegi palju. ta jättis selle ka eile söömata. Ala, kas sa tulid siia? Minu alaga talus... Ei, jeđe. Jeđe, peatu. Ala tuli ka sisse. Peatu, võta Ala. Ärge segage, las ma vaatan Ala poole. Ärge segage Alat, jätke mu Ala rahule. Ala on väga vihane, Alaga nalja ei ole. Ala on ka tallu sisse tulnud. Mašallah, mu tütrele. Anatoolia tõeline laps. Nüüd viime need lambad välja, vend. Noored, tulge nüüd siia. Oota, tõmbame selle liha siia. Lubage mul teha. Tule, lambad. Tule. Kalad, teie ärge tulge. Teie ärge tulge. Peatu. Lambad, ärge minge vales suunas, tulge siia. Kana, ära tule välja, palun. Ole nüüd tubli. Lambad lähevad ka täpselt vastupidises suunas. Ma ei tohiks ukse ees seista, aga seekord jooksevad need välja. Peatu. Lähme natuke eemale. Tule. Lambad pole vist veel, näljased. Oota, vaatame, toome kanadele lisu. Asil. Söö mu tõdrõg, oma toitu, mašallah sulle. Võtame kanadele natuke nisu ka. Hoiame neid natuke tegevuses, vend. Need annan ma ka päevas umbes 3-4 kilo nisu. Haaned ja muud linnud söövad väga palju. Tule. Tule. Peatu, Ponjuk, ära hüppa mu käes oleva koti kallale, peatu. Peatu. Ära hüppa mu käele. Heidame neile tuidele sinna üles. Tuisid polegi enam alles veel. See on Nugis. Nugis on kallale tulnud. Ma nägin nirki. 3-4 korda nägin teda väljas ukse juures. Kas teate? Nirk kuitab väljas, vend. Mõned ütlevad, et kui koer on, siis lammas kardab ega tule sisse, aga nii see pole. Ta tuleb ikka sisse. Ta ei karda koera üldse. Ma olen mitu korda väljas näinud. Viige ta ära. Hei, sõber. Ole mõistlik. Ma mõtlesin, et võiks lambad välja lasta, aga nemad lähevad ka nüüd nisu kallale. Oota, viime nad korraks välja. Las nad söövad natuke. Mine nüüd eest. Lambad, tulge siia. Tule siia. No nii. Minge välja ja sööge rohtu. Tule, poiss. Tule. No nii. Mašallah teile. Olgu, las nad nüüd jalutavad ringi. Kitsekesed on kõhud täis. Ma panin nad juba tund aega enne videot kinni. Need pole veel näljased. Nüüd ma teen oma ülejäänud tööd ära, sõbrad. Annan poegimishaadikus loomadele süüa. Toidan selle poole. Pean kitse lüpsma. Toidan talle. Mul on veel palju tööd. Las ma teen need kiiresti ära. Täna mõtlesin, et tutvustan teile meie uut tüdrukut. Nagu ma ütlesin, ootan teilt talle ilusat nimesoovitust. Loodetavasti aitan tal ebakindlusest üle saada nädala jooksul ja harjutan ta siin täielikult ära. Varsti näeme teda enesekindlalt jooksmas. Olge tublid, armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, head aega. Püsige terved, sõbrad!